muusid, ma alati kõrge rääkida. Jah, see oli light industrial, easy industrial või lounge industrial. Jah, kurblik klaver. Klaver, halvas räppmuusika. Kus sa tuled? Samasugust klaverit. Tule emme juurde. Tule emme juurde. Tule. Tule emme juurde. Saksa räpp. Mandri-Euroopa räppis lõika. Pats. Ameerikas need suurte plaadifirmade räpiluusad miskipärast tihti siukest asja sinna taha sämplidad ja see rikub minu jaoks seda kõike ära. Iseenesest see laul oli küll kinematograafiline. Tal oli justkui keele peal ilmselt konnasilmad ja hambad teravamad ja pikemad kui peaks ja silmad verd täis punsunud. 2 punkti. Ma olen nende rõttu. Minu arust peen lugu, mina seal sukast midagi, nii brutaalselt midagi ei kuulnud ja see klaver ka mulle meeldis seal ja isegi... Ai, ei tohi. See klaveri pärast ma panen 4. Ja see on 7 ja saab ka öelda, et teevad sellist meloodilist poplaulu metali sees minemata süldiks, nagu see juhtus Dragon Force'i näiteks. Mina panen 3 punkti, saab 9 kokku. Mulle meeldib laulja, ma tihti ei saa seda sorti bändidest aru, miks väga tihti on metalli puhul just nii, et muusika on nagu super. Siin olid lahedad just need kontrastid, see klaver, mis sulle meeldib, mulle just meeldis, sest ta oli nii ootamatu, või mitte ootamatu, igal ta nagu ei oleks sinna sobinud. Aga laul on ikka nagu, kui inimene seda kärinat teeb, siis üpris arvada nagu teistmoodi kõlab. Igal hakkavad nagu tulema metal-bändid, kus lauljad on omapärased. Dragon Force ei olnud absoluutselt omapärane, aga aitäh, et kuulasite, saade on kohe läbi. Kutt hakkab vast püsti tõusma. Hakkad Hakkad püsti tõusma või? Võitis Dragon Force ja Hives. Pane segamini. Head aega ja